Ja see saar, mis siin paistab, on Koh-Jao-Noi. Ja see on Koh-Jao-Jai. Ja oleme siis praegu sellises kohas nagu Koh-Jao-Jail, Lime Heart Beachil. Praegu ma kõnnin tegelikult keset merd. Sest oli mõõn. Nüüd hakkab jälle vesi vaikselt tõusma. Et ma katsun nüüd Põhisaarele tagasi saada. Proovime siit otse veest läbi minna. Kas õnnestub? Ja vesi on täiesti puhas. Täiesti läbi paistab. Kuu on ka taevas juba. Ja näete sellised, siin elavad sellised väiksed krabid. Ja vaadake naljakad, nad on nagu endal urud teinud ja siis urgude ümber nagu liivapallikesed. Lähedalt vaadata. Ja kogu see väli on täis neid. Ja ma teen homme drooniga mõned pildid ja videod. Siis te näete, milline tõusuga välja näeb see koht. Praegu on jah niimoodi liiva väljas kõik. Saar ei ole pidutsemise saar. Et see on tegelikult selline koht, et kuhu sa tuled näiteks koos oma kaaslasega ja kõik on väga romantiline ja ilus ja külad on nunnud ja inimesed on sellised teistsugused kui Phuketil. Ja hotellid on ka põhiliselt kõik üles ehitatud romantikale ja ütleme siin pärast ma monteerin siia mõned droonikaadrid vahel, siis ma näitan resorti, kus ma ise viibin praegu. Et seal on kõik tehtud sedasi, et sa tuled kaaslasega ja siis olete vaikselt kahekesi. Et pidutsemise saar on ikkagi nagu Phi Phi. Aga kui te tahate ilusaid vaateid nautida ja näha sellist natuke teistsugust taid, siis jah, Jai on päris äge koht. Mulle väga meeldib siin igatahes. See on selline aja maha võtmise koht. Noh, kuigi paljud ütlevad, mis sa oled niikuinii Phuketil, et sul võtad niikuinii aega kogu aeg maha. Siis Jai saar on nagu veel mitu astet rahulikum ja mõnusam. Päris mitu inimest on avaldanud soovi teada, et mis Phi Phil toimub. Ma võin eelinfoks öelda, et ma tegelikult tean, mis seal toimub. Ja see on päris huvitav iseenesest. Aga ma lähen ikkagi vaatan oma silmaga üle, et ma saan seda kinnitada teile. Ja näete, mõõn on praegu. Tegelikult on need otsas, mis on need 3 palmi seal. Vesi on kuni sinna maani tegelikult. Et siin saab päeval ujuda. Aga õhtul sa võid jalutada siin rahulikult niimoodi. Valimisreklaam sõitis mööda just praegu. Ja vaata, mis siin müüakse huvitavad. Mingid maiustused. Mingi nuudisalatid. Kanavardad stikiraisiga. Need on meil juba Phuketilt tutnud vardad, aga siin on eraldi pakendatud. Ka. Ma just mõtlesin, kuhu sööma minna, et nüüd on olemas nagu see koht. Hello.
sealiha ilmselt arusaadavatel põhjustel siit turult ei leia. Siin on hea fritseeritud kanavardad. Tehakse väikseks pannkooke. Kartulid. Selline turg siis. No nii, kui ma eile käisin siin keset merd, kui te nägite, siis vaadake nüüd, kell on praegu 9:30 hommikul. Näete, vaat seal käisin. Vaat seal. Jalutasin ringi. Enam sinna jalutada ei saa. Mingi kiirkaater on siia maandunud. Et saavad iga... Näete, kui te lähedalt vaatate, siis kuidas see liivariba läheb sinna mere sisse.
Nii, jõudsin siis kohaliku toiduainetööstusse. Okay, bye-bye. Bye. See you. Näete nende plakatamise taga. Ja kui te siia kanti satute, siis astute kindlasti läbi. Ja nimi on siis Babinchai Sweet Pohjao produkt. Sedasi pakitakse sellist väikestesse pakkidesse. Kõik on käsitöö. Eraldi pannakse igaüks omakorda kidekotti ja siis veel sellisesse pakikesse. Ja siis sellised väikesed lipud pannakse külge ja tempel pannakse peale ilusti. Siin just käis üks kohalik härra, kohalik ärimees ilmselt. Ja tema tuli oma karbiga. Pange mulle karp täis, ainult 50 pahti. Muidu maksab selline väike pakike 30 pahti. Selle sees on 10 tükki siis. Sellistes majakestes lähevad kohalikud siis. Jõudsin kohaliku kaluri külla nüüd. Asub natuke sealt saare keskpaigast eemal. Lähme vaatame natuke ringi siin. Näete. Ban Lam Lan, Fisherman's Village, Pohjai. Siin on kohe vasakul läheb kitsevarm, vaatame, kas jõuame täna sinna. Ja siit vasakule kui minna on siuke rand nagu Aossai rand. Sealt lähme käime ka läbi. Ma näitan teile seda kaluri küla. Kõigepealt siit väljastpoolt. Ja siis lähme kõnnime sealt seest ka läbi. Ja Jaojai saare üks eripärasus ongi see, et majad on kõik siin jalgade peal. Siin külas on loomulik, et nad on jalgade peal, sellepärast, et nad on osaliselt vee sisse ehitatud. Aga täitsa saare keskel on ka jalgade peal. Et see on iseenesest suhteliselt nutikas ehituslahendus, sellepärast, et peaksid mingid üleujutused tulema ja midagi, siis maja on kaitstud. Näete, selline kaluri küla. Uppunud paadid siin vaikselt saavad merega üheks. Igatahes ma omalt poolt võin öelda, et ühest päevast või kahest päevast jääb väheks, et Jaojaid avastada. Et kui te tulete oma pead siia, siis võtke hotell või resort või mis iganes, võtke ikka mingi paariks päevaks. Ja kui vähekenegi võimalik, siis tulge ikkagi oma rolleriga või oma sõiduvahendiga vähemalt. Et seda saate avastada siin. Me käime see küla keskelt ka läbi. Et Tais on jah, kõige kuumem aeg on tegelikult kell 2. Et kui te Eestis näiteks lähete randa, et siis on see kell 12 on teil, eks ole, tippaeg. Aga Tais on jah, kuskil kella 2 paiku, siis on ikka jõhker kuumus. Saladikap. Nii. Rahvas on sõbralikud, kõik naeratavad, on toredad.
teevad nalja, kõik on õnnelikud. Et selles mõttes vaadake, kui mõnusad majad, väiksed majad elavad siin. Uus pesumasin, uhke. Kindlasti, kui võimalik, siis tulge külastage seda küla. Väike pood, vaatame, mis siin poes müüakse. Savadiga. Selline pood, siin on kohalikud asjad, mida valmistatakse. Siit saate kohe osta ja kohe süüa, siin on laud, saab istuda. Valgustust midagi siin ei ole, aga kõik on olemas. Kõik asjad, mis on vaja eluks. Kanad siblivad ringi. Ja väiksed tibud. Siin elavad jah päris kalurid ikkagi. Et näed, tõeline kalur ei saa isegi maa peal veest eemal olla. Ta peab ehitama ikkagi osaliselt vette. Kusjuures ma võin öelda, et püüniste ehitustehnoloogia on neil täiesti teine, mis oli näiteks, kui te vaatasite ühte videot, mis ma tegin Ravai meremustlastest, siisipsidest, siis neil on täiesti teine tehnoloogia. Näete, et kui Ravai omad tegid sellised suured püünist, kuhu inimene mahtus sisse ja tegid siis traadist sellise võrgu, siis siin on kasutatud lihtsalt tavalist kalavõrku ja püünised on palju väiksemad. Nendega nad püüavad siis igast erinevad mereelukad ja nad ehitavad sellistest pilbastest. Painutavad neid ja siis teevad sellised püünised. Paar tükki on endale sinna üles uhked majad ehitanud. Siin on ka homestay on see peale kirjutatud. Et põhimõtteliselt tundub, et te saate rentida sellist majakest endale, kui tahate. See võib päris lahe olla. Siin on alles ehitatakse ühte maja. Või tähendab, siin on olnud üks maja või on poolel jäänud, midagi on siin juhtunud. Jalad on pikali kukkunud. On hakatud ehitama. Pole välja tulnud midagi. Kohalik rallimees. Selline mõnus kohakene, mida külastada.
Sawadee up. Siin on üks sadam, mis on mõeldud suurematele paatidele. Siin on kohalik talu. Näete, paardikesed on seal. Siin on mingi kana jooks ringi. Näete, seal tagapool on üks väike kitseke. Pisikene kits on seal. Kuskil siin peaks üldse kitsefarm olla. Kitsefarm on siin samas, näete. Lähen vaatame. Väiksed kitsekesed siin. Palav natukene. Selline, sedasi peetakse kitsesid siis Jahisaarel. Selline näeb välja Osai Beach. Selline väike armas rannakene. Asub kohe selle Kaluri küla juures, et seal sildid ka näitavad, kuidas siia tulla. Ja tundub, et see on isegi selline snorgeldatav rand. Tagapool paistavad korallid. Rand ise muidugi on selline ilus, eks ole, näed siit poolt kõik. Ilus vesi, kõik värgid on. Ja siit poolt on kõik koristamata. Põhjus on see, et ta ei ole turistide rand. Et kõik, mis meri kaldal uhub, see siia jääb. Keegi siin koristamas ei käi ekstra, kuigi võiks. Ilus rand muidu. Ma ei tea, kes te siit näete, aga ütleme kuskil 20 meetri pärast läheb hästi sügavaks tagapool. Aga eespool on ikkagi selline valge liiv. Tagapool on veel mingisugune maha jäetud ehitis. Ja läheb seda pikalt välja. Iga kord, kui ma Jail on käinud, siis ma olen siia ka tulnud. Mulle meeldib igatahes. Ja siin on kohalik talu. Ja talu tegeleb siis loodusliku kautšuki töötlemisega. Näete, on sellised kautšukipuud. Ja siia tilgub selline kontsentraat sisse. Näete niimoodi. Ja sellest tehakse teile tormi ja madratseid. Selline kleepumass on. Selline. Allpool on nagu piim. Selline. Lõhnab ei midagi järgi nagu. Ma siin väga ringi ei julge jalutada üldiselt, et siin tuleb nagu jalga ette vaadata. Lõigatakse selline soon sisse siia spetsiaalse noaga, mida kohalikes poodides müüakse. Siis kui see ära kuivab, siis lõigatakse uus soon. Sellest
toorainest tehakse väga palju asju tegelikult, kus seda kasutatakse. Ja ma enne just katsusin seda piima ja näete, ta on nagu liim juba ära kuivanud. Sõrmede vahel selline. Kohalikud on hästi sõbralikud, kõik lehvitavad. Kõik on toredad nagu.